Oleme jõudnud siia Ristiku põhikooli, et tähistada jälle kokkusaamist vanakeste vahel. On möödunud 100 aastat ja meie kool on saanud 100-aastaseks. Jõudsime siia, et täpsemalt aru saada, mis toimub ja küsime ka vanakeste muljeid. Inimesi on siia kokku tulnud lausa 250 tükki ja rahvas on tõesti sees pungil ja pärast me tahaksime ilgelt teada, mis on nende vanad head mälestused meie kooliga. Ja sellega me praeguseks lõpetame. Kas keegi tahab teist öelda midagi sellele saalitäile? Mõnikord momentidel huvitav meenutada küll. Kõigepealt selle mehega, kes mu kõrval sõisab. Tema oli juba loodud siis targaks meheks. Ma mäletan tundi sellises klassis, mis on selle all. Kui akna taga pritsimeeste autot õigesid seal. Ja lapsed sellised akna äärde, mina keelasin, ei tohi tulla. Aga üks mees ikkagi läks, see oli Indrek. Märkus. Klass hakkas paluma, et ärge kirjutada talle märkust, ta on muidu hea poiss ja nii edasi ja no ma ütlesin, aga siis tema ütles, ei, kui ikka oli etes märkusest, mina tulen ja toon iga päeviku. No selle peale ma enam ei saanud märkust kirjutada, kui inimene. No nii, oleme siis kinni püüdnud esimese intervjueeritava. Et kuidas siis teie nimi on? Minu nimi on Ants Tael. Väga meeldiv. Et ma küsiksin teie käest, et siis mis on teie kõige helgem mälestus meie kooliga? No võt, seda on ka väga raske sõnastada, mis on see kõige helgem mälestus. No olla käia ühes koolimajas 11 aastat järjest, see on iseenesest juba üks suur katsumus omamoodi. Ja nende mälestustega on ikka nii, et mida kaugemale need jäävad, seda helgemaks nad kuidagi lähevad. Nii et koolipõlves oli küll tihti nii, et ega väga see majja ei tahtnud tulla. Popi viskasin ka vahete vahel. Aga kui see kool ükskord läbi oli ja nii mõnedki muud koolid selja taga, siis tundus, et see oli üks tore kool siin. Aga mis aastal te muidu lõpetasite? No mina lõppesin aastal 1955, nii et mina olin 6. lennu inimene. Väga alguse värk oli alles siin, jah. Et kui ma siia kooli tulin, mul oli tunnistusel ei olnud 2 esimese veerandi hindeid, sest siis oli sõjaaeg, siin ei olnud mingi, ma ei tea, kas sõjaväehospital, mis siin koolis oli sees olnud, läks natuke aeg enne, kui see paik kaeti, et ma tulin kooli vist novembri lõpus või oli see detsembri alguses siia, nii et ma sain siis 3. ja 4. veerandi hinded olid olemas ja need olid väga üksluist, need olid kõik 4, välja arvatud käitumine oli 5. Kuidas te arvate, et koolielu pärast seda, kui teie ära läksite, kuidas see koolis nagu edasi läks? Koolielu käib ikka oma rada, ega siin nii nagu ta on. Minu amet tõi mind siia korduvalt tagasi, sest ikka vaadati, et oma kooli poiss ja õpetab tantsu ja tulgu õpetagu nüüd minu klassi lastele ka ja siin oli üks tore õpetaja, Laidoner oli tema nimi, ma ei mäleta eesnime. Tema organiseeris siin tantsukursusi ja muidugi legendaarne Kukats oli siin alati tegevuses. Nii et siia ma tulin ikka päris mitu korda tagasi, käisin mõned kord koolipeol isegi veel pärast seda. Aga jah, ega siis ühel hetkel saad ju natuke vanemaks ja siis ei tõmba enam. Kuidas on teie nimi? Urve Buschmann. Ja kuidas olete teie seotud selle kooli ajalooga? Te mõtlete seda 100 aastat või mõtlete seda koolimaja või mis on teie täpsem huvi? Mõtlen seda, et mida olete teie teinud siin koolis? Ma olen olnud selles koolimajas 17. 2 aastat kõige noorem õpetaja, emakeele õpetaja. Ja kas pärast seda kooli olete ka läinud kuskil edasi teise kooli? No siis oli nii nagu kõik teisedki uus koolimaja ja et see saab 46, see minu meelest selgus sellel ajal, kui me alustasime tööd. Esimesel aastal 2 nädalat pärast õiget kooli algust, seepärast, et remondi või ehitajad olid veel majas. Ja äkki te räägiksite meile mõne toreda loo enda kooliajast? Mina käisin koolis väikeses mõisakoolis ja hiljem õpetajate instituudis, nii et ma arvan, et õpetajate instituut oli niisugusel ajal, kus mingid erilisi toredaid lugusid ei saanudki juhtuda, sest hirm oli nahas. Et kui keegi
tunni ajal uksest sisse, et nüüd tullakse minu järele, sest minu isa oli sel ajal Siberis. Aga toredaid lugusid võis juhtuda, et olles Sargvere koolis, mis nüüd esimest aastat enam ei ole koolimaja. Ja seal elas punahabe ja pargis oli tema koera ja tema hobuse matmise paik ja neid võis näha jaanipäeva öösel. Ja selles koolimaja lähedal elas üks niisugune teadja mees, kes käis kratina niimoodi korstnast väljas ja võttis hambavalu ära. Ühesõnaga, see oli legendidega paik. Ja mul on alati meeldinud õppida, kool on mulle meeldinud. Ja mida sooviksite öelda praegustele õpilastele Pelgulinna gümnaasiumis? Ma sooviksin, et nad oskaksid hinnata seda aega, kus neil on võimalik olla koos oma vanustega, kus neil on võimalus kuulata targemaid ja saada ise targemaks. Soovin elavat suhtlust teiste inimestega, sellest ei käi miski üle. Et oleme siis leidnud järgmise inimese ja siis kuidas on teie nimi? Indrek Toome. Väga meeldib. Et rääkige üks ilus seik sellest, mis teil selle kooliga seoses on? 3 seika, hästi lühidalt. Tähendab, mul on jäänud väga sügavalt meelde Alfred Raadik ja Niina Raadik, kelle juhendamisel ma rahvatantsu tantsisin, sest et rahvatants oli siin koolis väga suure au sees. Ma arvan, et esimeses klassis kuni abituurimini välja, kõik me tantsisime, no tegelikult mitte kõik. Teine asi, mis mul meelde jäi, oli, mulle väga meeldis tööõpetuse tunnid, mida viis läbi õpetaja Alfred Raadik. Siis, kui ta rahvatantsuga ei tegelenud, siis ta õpetas meid treima ja igasuguseid asju meisterdama. Mulle väga meeldis seal ka peale tunde, seal all keldris, ma ei tea, kas praegult on seal ka mingid tööõpetuse ruumid või treipingid või midagi. Okei, ütleme, et seda ei ole. See oli teine asi ja 3. asi, hämmastavalt tuli mulle meelde, kuna ma vaatan praegult siit aknast välja, siis siin paremat kätt oli üks selline botaanika nurgakene, ta oli suhteliselt väike, aga õpetaja Kallas, tohutu entusiast, nii nagu kevad tuli, no natuke nüüd hiljem kui praegult, siis botaanikatunnid olid kõik meil niimoodi, et meil olid käed mullas, et miks see mulle praegu meelde tuli, aga õpetaja Kallas tuli mulle meelde. Jo, ta oli väga pühendunud inimene. Et need on tõesti väga head lood, mis on nagu meelde jäänud. Ja... Mul on veel 4. nüüd tuli meelde. Väga värvikas õpetaja oli Leonhard Kukats, füüsikaõpetaja. Füüsika oli üks mu lemmikaineid ja tema viis läbi meile poistele, poistele meeldivad mootorid, siis mootorrattakursuseid ja autokursuseid, nii et me siin koolihoovis mingisuguse Võrriga, Minsk või mis ta nimi oli, sellega me õppisime kõik mootorrattaga sõitma ja andsime ka load ära, nii et see oli väga huvitav asi. Aga kuidas teil on elu peale siis kooli edasi läinud ja kuidas nagu kool aidanud kaasa sellega on? No kahtlemata, jah. Pärast kooli lõpetamist ma astusin Tallinna Polütehnilisse instituuti, lõpetasin seal tööstuselektroonika insenerina. Sellel tööl ma kahjuks ei saanud elu jätkata, vaid läbi siis tolleaegse noorsorganisatsiooni Komsomoli ja Eesti Üliõpilaste ehitusmaleva sai minust niimoodi ühiskondlikult aktiivne inimene ja siis ma töötasin mitmel pool, kuni siis Eesti NSV valitsusjuhini välja. Ja pärast seda olin ma ülemnõukogus väliskomisjoni esimees ja siis läksin ärisse ja tegelen juba 20 aastat kinnisvaraarendusega. Ja kui suur panus oli koolil sellele? No kahtlemata. See kool pani ikka aluse sellele, et missugune peaks olema inimese suhtumine üldse oma ellu. See peab olema tõsine. Sa ei saa võtta seda maailma kui mingi lõbumaailm, et mõtled ainult
kuidas need tunnid ükskõik kuidas ära saada, et peaasi, et saaks siit minema, aga sa pead ikkagi teadmisi koguma ja elukogemust saama ja mõistma, et see maailm on ikka üsna keeruline asi. Et ei ole, jah, lullilöömise koht. Tere! Tere! Kuidas on teie nimi? Leonhard Kukats. Ja milline on seos teil meie kooliga? Mul oli veel kõrgem kool lõpetamata viimane aasta, kui ma tulin siia õpetajaks. Füüsikaõpetajaks ja 10 aastat sai seda tööd tehtud. Selle aja sees on siit välja läinud väga palju toredaid inimesi. Ma olen kuulnud, et õpetajate hinnata mitte selle järgi, kes ta on, vaid selle järgi, mis on nende õpilastest saanud. Aga saanud on üks peaminister, üks Tallinna linnapea, 2 ministrit, 10 professorit ja veel tarku mehi teisigi otsa. Ja äkki räägiksite mõne loo sellest ajast, kui teie olite õpilane? Sellest ajast mõne loo. Niisugune huvitav juhus, et meie otsustasime koolis luua motoringi, aga ei olnud mootorratast. Siis läksime Vambalo kolhoosi, võtsime kartulaid ja selle eest kingiti meile mitte raha, vaid üks võrmootorratas. Aga vaat siis algas häda inspektsioonis, et koolidel ei tohi olla autosid ja tollal kord. Aga mis me teeme nüüd selle mootorrattaga siis? Lõpuks tööti käsi ja anti meile isegi number. Ja selle mootorrattaga peaaegu terve kooli tolleajased poisid õppisid kõik sõitma. Ja me jääme isegi nii kaugele, et mootorrattajuhi tunnistus tuldi koolimajja õppesõitu kontrollima ja no paarkümmend poissi on kõik inimesed, kelle taskust mootorrattajuhi tunnistus sellest ajast. Nii oli see mootorrattaga, aga sellest peale jätkunud, me tahtsime bussi saada, aga siis saime Krulli tehasest bussi. Selle bussiga õppisime sõitma. Ja siin tegime pahasega, et see aia maha siin. Aga motoring tegutses siin võimsamalt ja ilma igasuguste reklaamideta. Praegu on reaalkoolis õpetakse sõitma ja kõik on nii. Meil oli kõik oma algatusel. Õhtu kell 10 tuli poiss minu peale, sõitsid mootorrattaga siin nõua peal, et läks rikki, parandame ära. No parandasime ära ja sõitsime edasi. Nii oli siis motoring Tallinna 17. keskkoolis. Niisiis, oleme leidnud järgmise intervjueeritava ja kelle on nimeks? Nelli Vester. Väga meeldiv, väga ilus mälestus selle kooliga, kus te käisite. Ma arvan, et see kool üldse andis väga palju ja selle kooli pärast läksin mina edasi ka õpetajaks õppima. Ja olgugi, et meil olid sellised fantastilised õpetajad nagu Niina Raadik, kes andis meile kehalist kasvatust. Siis oli meil suurepärane ingliskeele õpetaja Ingrid Kuljus, keda me leidiks kutsusime. Andis väga hea aluse sellel ajal. Füüsikaõpetaja Leonhard Kukats, kellega meil oli väga palju probleeme, aga äge oli ikkagi sellegi poolest. Ja nähtavasti peaks ütlema ka klassijuhataja Gerohmanova, jah, me kütsusime teda väga inetult keraks, sest et ta oli minu kasvu, aga ta oli veel ümarikum, kui mina olen. Aga ainet andis ta hästi ja me aluse saime väga hea. Aga minu enda jaoks oli väga oluline õpetaja Remmel, Nikolai Remmel, see oli fantastiline eesti keele õpetaja. Ja kui mina läksin edasi 56. aastal õppima Tallinna Pedagoogilisse instituuti ja kui ta mind seal koridoris nägi ja ütles, mis te Nelli siin teete, ma ütlesin, ma hakkan õpetajaks õppima, ta ütles, andku jumal, et õpilased teeksid teile seda, mida teie meiega tegite. Nii et mul sellist mälestused, aga koolis oli fantastiline, väga spordisõbralik, väga andekas hea kool. Nii et oleme rahul ja õnnelikud selle kooli üle. Ja pärast seda, kui siis te lõpetasite selle kooli ja kõik see elamus, mis te saite, et kuidas saites teid edasi selle eluteel?
Ma arvan, et nii nagu neid minu poolt nimetatud õpetajad meisse suhtusid ja meile abiks olid, nii püüdsin mina oma lastele tulevikus õpetajana olla. Ja mul on ka väga hea meel, et ma seda, mida nemad tegid meile südamest ja tarkusest, nii püüdsin mina ka teha, nii et minu eluteele andis see väga palju juurde.